Järgmiseks päevakorrapunkt number 5. Suhtlesin enne volikogu algust linnamajandusnõukogu juhataja Kalev Kepiga ja leidsin, et iseenesest oleks võimalik päevakorrapunktid number 5, 6 ja 7 panna korraga hääletusele. Me oleme seda enne praktiseerinud. Palun. Ennem oli 15, nüüd oli 16 häält. Sul midagi sassi ei läinud. Jah. Et Peetriga sai nüüd ka jääda. Ei, loomulikult mitte. Ma ei ütlesin ka alguses. Siis peaks endiselt 15 olema. 16. Eelmises keegi ei hääletanud järele. Ei no, Peeter ei hääletanud. Siis on 16 päev. Keegi ei hääletanud eelmises ringis. Keegi just hääletanud. Mina sain 15 päev. Ma sain 15 päev. No ma arvan, see sisuliselt ta ei muuda, aga võiks nagu asi õige põrda, ma ei tea. No ma ei tea, kas keegi ei hääletanud, enne mina sain 15 kätte selles. Me võib teha, mis tahab, aga mitte näiteks. Seda küll, aga protokoll peab siis fikseerima, et keegi ei hääletanud. Praegu oli nagu Peeter taandas, 15 oli poolt ja üks hääl on kuhugi kadunud. Aga inimene võib ka mitte hääletada. Ta ei pea olema poolt vastu, et ta kuidagi teisi ära märkida, eks ole. Aga protokollis peaks see ei ole isikuline hääletamine. Ei seda küll, jah. Jah, lihtsalt protokollis. Protokollis on lihtsalt niimoodi, et üks inimene ei hääletada. Jah, ja ongi veel. 15 tükki. Aga näeme päevakorrapunktide 5, 6 ja 7 juurde tagasi. Et me oleme ka enne seda praktiseerinud, et Elva linna munitsipaalomandis maaüksuseid siis korraga hääletada, et kas volinikud on sellega päri, et päevakorrapunktid 5, 6 ja 7 panna korraga hääletusele või nõus. Kui oleks see nõus, siis palun Kalev Kepp ette anda siis ülevaade anda päevakorrapunktide osas 5, 6 ja 7. Lugupeetud volikogu ees on siis selgid, mida teil 3 maatükki enda kujutavad. Et nagu siin volikogu esimees just ütles, et mul on ennegi maaüksusi ja linnamadisse kaudelnud parlamendis ka seekord kaudelda munitsipaalomandisse Kadaka, Põllulinna ja Betooni 3 maaüksus. Aitäh, küsimusi Fred. Jah, et sa ütlesid, et skeemid on ees, et võiks äkki suure elektrooniga kuvada, koos läbi vaadata, siis on volinikel ka teada, mis on linna majandus. See on Käärgi majand halduse suur. See on jah vastu seda Käärgi rakmaja, kes teab tunneb seda kohta. Peeter Laasik, tavaline küsimus selle kuule. Kas linnavalitsus on mingi idee, mis sinna võiks tekkida? Ma saan aru, et keegi naabritest ei taha, eks ole. Aga see on mingid ideed, mis võiks nendega edaspidi saada. Kunagi ma kujutan ette, et selle maadega võiks see linna minna. See on tõesti Elamukrundina. Seal vastas on Käärgi katlamaja. Et seal võiks, sellest võiks või kunagi midagi saada. Seal on praegu siuke õne kase noori või kuidas seda töötada. Energia osa. Katlamaja juures. Vaatame järgmise pilti ka. Okei. See on siis Põllulinne. See on see tänav, mis seal on Käo ja Põllu tänava vaheline ala. See on jumala soov. Ta ei ole nii soov, ta on tegelikult suhteliselt kõva maa, ei tohiks väljuda. No jah. Kas see on mobiilne? See on vastu Rõivana piiri. Moonuse teega, kus seal piirneb või? Ja see on Betooni 3. Seda on keegi, mis tagasi slaidi. Pane, kelle käes on see pump? Vajutame eelmise skeemi. See on ees. Ja küsimus oli, kas see ala jookseb sinna moonuse tee otsa välja või? Ei päris ei jookse ja väike vahe.
aga ta, siis on ta, ütleme, kinnistu piirid koos kellegiga. jah. On nii? see on päris suur maaüksus, see oli nüüd. Ja 36 000. Jah, aitäh. ja see on betoonikolm. seal taga on ka mets, mille RMK kunagi väljendas oma huvi ja ma olen aru saanud ja kuulnud, et see huvi on nüüd mõnevõrra leidlust läinud, et võib-olla saame ka selle tagumise metsale tomatisse. Öeldud lootust, et liinika saab oma RMK ei otse. See esimene lõik on nii-öelda juurdepääsu teedega esimene metsakõrg. Tegelikult selle nii-öelda vasakpoolne juurdepääsu tee jääb nüüd sellest tükist ikkagi välja, et ka see tükk ei võiks olla nii, et ka see vasakpoolne juurdepääsu tee jääb nii-öelda linnamaa peale. Et see ei lähe mitte, ütleme, kui ikkagi RMK ei loobu sellest, siis see jääb teemaana, mitte ei jää RMK. viivad tee pealt siis. Okei. Aga see parempoolne arvu, see ei ole teema siis? Noh, parempoolsel on üks plaani peal juurdepääsu tee, et tegelikult seal enne seda punast joon. Et ta on teine juurdepääsu tee ka, et noh, kõiki neid ei ole tees teha. Okei. Ülevad tegelikult ei tule, see on liiga kitsastanud. Kas on veel küsimusi? Küsimusi ei ole, siis palun volinikel päevapunktide 5, 6 ja 7 osas võtta siis seisukoht. Kas paneme hääletusele siis, kas volinikud on Elvas asuvad Kalaka maaüksuse, Põrulille maaüksuse ja Betooni täna 3 maaüksuse taotlemise Selva linna munitsipaalomandisse sellisel kuul, mille just nagu tutvustati, kes on selle poolt, palun anda käega märku, kes on selle poolt. Nii, kõik on poolt, seega on otsused vastu võetud.